No mis sa teed? Hulluks oled läinud või? Šokolaadis on maguseis on. Mul on maguse vajadus, see on ajule väga hea. Jaa, aga kujutad sa ette nüüd, kui sa terve selle tahvli endale sisse jõhverdad, siis... See on mul teine juba. Esiteks sa lähed paksuks. Ja teiseks sa lähed paksuks. Ja ka kolmandaks sa lähed ikka väga-väga paksuks. Sa ei mahu enam kaadrisse. Aga mul on šokolaadi sõltuvus, mis ma tegema pean? Tead sa, ma tean ühte kohta, Indrek, kus saab teha käsitöö šokolaadi niimoodi, et sa teed sellise väikese šokolaadi maiustuse valmis niimoodi, et sul piisab sellest terveks päevaks. Magusa isu on pühitud kui maa pealt. Ma ei usu seda ennem, kui ma seda näen. Tead, Indrek, anna see siia. Ma viin su kohta nimega Šokoko, kus me saame ise oma kätega valmistada väga maitsva šokolaadi trühvli. Meie Indrekuga oleme harjunud, et trühvlid tulevad meie juurde metsast, et välja treenitud sead nuhivad need välja ja need maksavad hästi palju. Teie oskate nüüd seda sama asja ise teha. Kuidas on see võimalik? Sellepärast, et mina teen seda šokolaadist. See on ju palju parem, see on ju magus. See on lausa magus, jah. Ja no mina olen väga suur magusasõber. Ma olen neid magusaid trühvleid ka proovinud, sest et tavaliselt, kui ma ütlen Kristjanile, et too mulle šokolaadi, too mulle suure tahvli ja ma olen sunnitud selle kõik ära sööma korraga, sest ma ei saa seda järgi jätta. Ja suvel palavaga on veel ka, et hakkab ju muidu kleepima. Aga trühvel on ju pisike. Jah. Ja teda on väga mugav süüa. Just. Üks amps ja magusa isu on juba natukene leevendatud. Järgmise korrani. Järgmise korrani. Kas on kuidagi võimalik, et kaks sellist meiesugust meest tänavalt tulevad ja hakkavad kohe esimese korraga trühvleid tegema? Kas see on õpitav? Täiesti. Või on see peab olema kaasasündinud namme? Ei, see on täiesti õpetav. Seda tahaks küll osata. Mul on täitsa mõtteid, millist trühvlit teha. No selline unistuste trühvel mõlgub meeles. Väga hea, aga võib-olla me alustame hoopis sellise põhilise, klassikalise šokolaaditrühvliga, et me ei hakka kohe mingit täiesti hullumeelset Kristjani trühvlit tegema, vaid midagi lihtsalt alguseks. Teeme siis täna sellise trühvli, millel on sees väga vürtsikas täidis, 5 pipra täidis. Te juba tegite minu trühvli idee ära. Mulle meeldib alati igale poole pipart panna ja vürtsist, aga eks mul on üks mõte veel. Aga võib-olla mõned televaatajad ei ole näinudki, milline üks trühvel välja näeb. Palun väga, siin meie selja taga on päris mitu ilusat ja lausa värvilist trühvlit. Võt selliseid küll metsast ei leia. Aga kas täpselt selliseid me hakkame tegema ka, sest ma sügavalt kahtlen, kas Kristjan hakkama saab. Et mina veel saan kuidagi, aga ma ei ole kindel, et Kristjan selle kõigega hakkama saab. Kahtlane, jah. Tänase päeva jooksul me kindlasti ei jõua seda teha. Aga oleks vist aeg käed trühveliseks teha. Võtame siit ühe tüki. Pool lusikatäit, jah? Näiteks. Ja siis veeretame. Ja kuna siin on juba natukene šokolaadi sees, siis ei ole teda pikalt vaja kätte vahel hõõruda, sellepärast et... Läheb vedelaks. Jaa, sellepärast et käesoojus hakkab seda kohe sulatama. Hästi ruttu tegema. Jaa. Viimati Saviga mängisin esimeses klassis, ilmselt oleks pidanud vahepeal veel harjutama. No, ei saa mitte seda perfektset. No siit on kohe näha, kes on professionaal ja kes ei ole. Praegu ühesõnaga nende sõrmedega silma ei tasu sügada? Ei tasu midagi sügada praegu, jah. Teeme töö ära, jah. Siis sügada. Võrratud trühvlikerad on valmis. Mis edasi? Tempereerime ja tempereerimiseks on meil vaja šokolaadi. Paneme mikrolaine ahju. Aga siis läheb uuni. Mõõdame temperatuuri. Mis ta olema peab? Ta peab olema 55 kraadi tumeda šokolaadi puhul. Šokolaad on ilusti sulanud, kausi sisse ühtlaseks massiks, mis edasi? Nüüd valame selle ilusa šokolaadi massi laua peale. Laua peale lihtsalt? Ja valame ja siis hakkame teda töötlema. Seda on küll ilus vaadata. Ja kõike ma ära ei vala. Ma jätan natukene seda kuuma šokolaadi nüüd siia põhja. Sellega saab reguleerida? Just. Jah, just. Väga hea liigutus. Nagu sa suvilas kuuri pahteldasid. Sama asi. Kas laua võib pärast puhtaks lakkuda või see ikkagi ei ole hügieeniline? Seda ei ole siin tehtud veel, jah. Nii, ja nüüd me saame hakata tippima. Paneme ühe trühvli siia sisse. Lihtsalt täitsa sisse? Jaa, tõesti sisse kastame. Ja mis nüüd teen? Ja nüüd tuleb ta sealt välja õngitseda.
tuleb veeretada nii, et oleks üleni kaetud šokolaadiga. Sealt välja pista. Ja nüüd? Ja nüüd panna siia paberi peale. Ilus. Meie siin oleme ikkagi algajad, on vast näha, ei saa salata. Äkki näitate, kuidas professionaalid teevad seda asja kiiresti, nii et šokolaad ei tahene ära. No nii, kas nüüd see väikene krimpsuskaunakene ongi šokolaadi põhi? Kas see ongi nüüd šokolaadi ema? Jaa, tema on nüüd kakaotaimevili. Kakaokaun, milles siis on sees kakaooad ja ühte kauna mahub umbes 20–40 uba. Ja oad on siis meil ongi need samad, jah? Just, need samad. Ja teie siin enda juures teete kõik šokolaadi ikkagi algusest lõpuni ise, et kakao see kaunakene, siis oad välja hõõrute ja jahvatate ja röstite ja kõik valmib käsitööna. Jah, oma šokolaaditahvlid teeme kõik siin koha peal. See tähendab seda, et saan kakaooad, ütleme siis Ecuadorist, Costa Ricast, Kolumbiast. Tulevad nad siia kohale, siis mina röstin need, purustan, peenestan ja hõõran šokolaadiks. Ameerikas ei ole tavapäratu, et pannakse trühvli sisse peekonid. Mina teen nüüd täna siis sellist Ameerika trühvlit Eesti moodi ja teen seda oma lemmikasjaga, milleks on suitsuvorst. Ja selleks tuleb võtta meil latt suitsuvorsti ja lõigata sellised parajad, ütleme, 1,5 sentimeetrised jupid. Suitsuvorst ja šokolaad tegelikult tasakaalustavad maitsete poolest üksteist ja tekib selline eriti mõnus soolase ja magusa kooslus. Nii, aga mis me edasi teeme? Võtame siit seda trühvlinotti, niimoodi korraliku peotäie. Võtame selle suitsuvorsti ja paneme selle siia trühvlitaigna sisse. Katame ta ilusti šokolaadiga ära niimoodi, et suitsuvorsti ei jääks näha ja teeme perenaisele Indrekule väikese sellise maitse üllatuse. Ilusti näpuga vajutame nätsu siia trühvlinoti sisse ja katame pealt. Mis edasi? Nüüd tuleb need samad trühvlid tippida ja tippime ta jällegi selle sama sulatatud šokolaadi sisse. Väga ilus. Hopsti! Keerutame siit niimoodi paar korda läbi, ei ole meeletut kihti šokolaadi vaja peale tekitada, sest maitseid on siin juba küllalt. No nii, Kristjan, oled siin vahepeal tööd teinud, et mis sa siis mulle tegid? Millega sa mind üllatad? Eks ikka maitsetega, Indrek, Ma tegin nüüd ühed soolased, teised tegin magusad, aga ma tegin 3 soolast, 3 magusat, aga üks magus on läinud soolaste sekka, ma ei tea, milline see on, et siis on üllatusi rohkem. Need suured käkid siis, ma saan aru. Jah, et pigem alustame siit reast võib-olla soolasega. Ma sügavalt kahtlen, et sa oled siia soolased pannud, sa tegid kindlasti mingi trikki. Ei, kindlasti võta siit. Mis sul seal sees on? Sa said ikka magusa, kuramus. No, aga võta siit järgmine kohe. See nüüd nätsuga, kas sa tunned samal ajal puhastuvat toimet oma suus? Nätsuga, jah? Ära nüüd tee sihukest nägu, ma nägin vaeva, ole viisakas. Aga ma prooviksin seda soolast nüüd ka. Ja palun. See on samamoodi vipervendiga, jah? Ei, see on nüüd suitsuvorstiga. Eks tegelikult see... Ma ütleks, et trühvel on valmis kenasti hangunud. See on palju parem. On ju? No sa oled rohkem soolase inimene kui hambapesi. Tehke teie ka kodus trühvleid. Proovige erinevaid retsepte, dippige erinevate sisudega ja saatke meile suvesangaritele pilte. Meie sööme oma trüllnühvlid ära.